No nii, Janek. No. Oleme siis Peipsi järele tulnud püüdma. Tänane päev on tõestanud, et rauda väga ei näri, aga motolliga saab täitsa okeilt kala kätte, et midagi natukene on, nagu siin näha. Mida sina soovitaksid algajale kalamehele, et kuidas valida endale üks hea motolliga püüdmiseks õng? Ega see motolliga püüdmiseks mingit erilist asja vaja ei ole. Õnged on poes olemas, näiteks Lucky Johni, mis ta oli, Mormax, umbes taoline õng nagu see. Sinna peale valid omal, keskelt läbi 0,12 tamiili, mis sobib pea igas pool püügiks, ei ole liiga peenik, ei ole ülaru jäme. Sinna otsa vastavalt sellele, kas sa püüad järve peal või jões, vaatad ka omale vastava raskusega kirptirgu või marmossi, kuidas kellegile meeldib. Et järve peal kannatab ka väiksematega püüda söke, alates 2,2 millimeetrist näiteks, kuni 4-5 millimeetrini. Aga kui sa püüad näiteks Pärnu jõe peal, seal üldiselt alla 4 millimeetri kirptirguga ei ole suurt midagi teha, kuna seal eksisteerib tugev vool ja kui see marmoss või kirptirk, selline pisike asi, mis siin otsas on, vooluga kaasa läheb, siis ei ole sellest enam tolkuna, siis ei saa aru nooguti liigutustest enam, mis see teeb ja see ei saa põhja kätte. Põhi tuleb üles leida, et selle järgi käib nagu see püük. Kala üldiselt toitub, kala on enamjaolt alati põhjas. See, mis keset vett on, see ei söö üldiselt, see ujub niisama ringi seal. Ja nooguti on ka, et kui sa võtad kirptirgu, siis kui sa paned kirptirgu sellest august läbi, ilma tamiilita isegi saad seda poes või kuskil proovida, siis ideaalis on kuskil söke 40-45 kraadi jääks paine sellele. Kui ta on liiga niimoodi all, siis lihtsalt solgutad üles alla palja tamiiliga. Ja kui ta on liiga jäik, siis ei hakka matöll seal all õljuma. Teinekord võite vaadata, panna sellise lühikese jupi otsa ja mängitada teda augus. See on näha, kuidas need matölli saba hakkab seal niimoodi õljuma, nagu ta ise mängib põhjas. Matöllil on sellised järsud liigutused, kui ta seal põhja kohal liigub. Et sellised asjad on esmased, millele tähelepanu võiks pöörata. Ja edasi hakkab sellest matölli liigutamisest siin nagu näha. Seda saab ka käe asendiga natuke muuta järsemaks või siis sujuvalt üles alla või siis üldse sedasi järsult liigutada. Seda tuleb kõike vaadata, mida kala parasjagu tahab, kas ta tahab järsku liigutust või tahab üldse näiteks sedasi põhja peale koputamist, mis täna on üsna põhiline olnud. Et kala tuleb uudistama, mis seal põhja peal toimub. Ja siis isegi teinekord, kui kala ei söö, aga neid koguneb sinna alla rohkem, siis hakkab tekkima see konkurentsi vaim neil. Et kui ise ära ei võta, siis võtab keegi teine, et siis juba selle peale ründavad seda sööta või asja. Ehk siis kokkuvõtlikult saabki öelda, et siis algajale soovitad kindlasti esimese asjana üles leida selle põhja ja siis hakata vaikselt proovima erinevaid siis mängitamisviise, et mida ta justkui tänane üldse võtab. Ja et praegu ma olen põhja ligidel hästi võtab, aga ta võtab täna sedasi natuke kehvavõitune. Aga oled täna täheldanud ka, mis on olnud näiteks mõni selline nipp, mis on paremini kala võtma pannud? See sama põhja peal koputamine ongi tänane söke ja mitte väga agressiivne mäng. Söke rahulik liigutamine. Okei. Ja palju sina tavaliselt motolli või siis sääsevasset kirptirgu otsa paned? Üldiselt ahvena puhul ma olen täheldanud, et ikka mingi söke 5, 6, 7 on nii palju, kui konksu otsa mahub. Üldiselt suur suutäis meelitab sellised korralikke, suuremaid kalu kohale. 1-2 motolli paned, siis kipuvad sellised noa pead tulema.
nimetatakse noapead, sellised põidlepikkused ahvenad. Ja kuidas sina motõlli paned? No ideaalis on niimoodi, et seda raske näidata siin sellise asja käsu peale. Üldiselt on motõllil alati näha selline must ots. See võiks läbi konksu niimoodi sattuda, et motõll puruks ei lähe, et see veri välja ei voolaks. Kui see veri välja voolab, siis jääb kest ainult järgi ja seda kala enam ei taha. Aga lihtsam on lihtsalt risti läbi lükatada kuskilt, et midagi otsa jääks. Lihtsalt tihedamini pead pärast vahetama. Kui sa suudad läbi pea lükata konksu, siis seda kauem ta otsas seisab. Seda vist video peal ei näe. Lisaks on ju see ka, et kui sa lükkad läbi pea, siis see annab mängule palju rohkem juurde. Ja aga teine kord pannakse üldse läbi pea ja läbi saba, sest vaata, mõnikord võtab kala ainult seda tagumist otsa siit ja sikutab lihtsalt ära, kui ta väga korralikult ei võta üldse süke passiivne on. Siis pannakse nagu süke kaar sinna otsa, et ta on mõlemast otsast kinni. Mis sa muidu veel algajatele soovitaksid? Et mis võiks olla selline minimaalne näiteks õngetarv, mis alustuseks olemas võiks olla? 2 või 3 õnge? Et asi omal lihtsamaks teha, võiks olla mitu õnge, mis on varustatud kas eri diameetriga tamiilidega ja nende eri värvi marmossidega. Et omal on lihtsam, et siin talvel külmaga õues neid siduda ei ole üldse huvitav. Et siis on lihtsalt tead, kui mingi marmossi suurus on liiga suur või liiga väike, et on kohe kastist võtta mingi teise mõõduga asi. Et paned ainult uue sööda sinna otsa ja püüad edasi. Et kui siit hakata nüüd seda ümber siduma, siis praegult oleme telgis, küll on normaalne olla, aga kui sa oled praegult õue läheks, siis mõni vaatab, et päris hullud. Et selles mõttes jah, minul on kastis üldse mingi üle 10 õnge praegult kaasas. Õnneks täna on hästi läinud, ei ole midagi sassi läinud ega puruks läinud, et olen saanud isegi 1 õngega hakkama.